Mida sa lood? Mida sa lood? Ja miks? Tere ilusat päikselist päeva ja Elle ja kõik teised. Väga loodan, et teid siia juurde tuleb. Tulen väga sügavast kohast teie ette siia täna. Kas mind on kosta üldse kõigepealt? Andke märku. Mida sa lood ja miks? Taustal müriseb pesumasin. Musi on mul siin kõrval. Päike paistab mul siin kõrval. Inimesed tulevad eetrisse, see on kõik, mis praegu aset leiab. Minu küsimus, mida sa lood ja miks, tõstatab energia, mis palub sul vaadata iseenda sisse või üldse nagu, mida sa lood ja miks sa seda lood, kus kohas sa seda lood. Ma esitan siin selle küsimuse sellepärast, et see grupp, kus me siin oleme, tere kallis Liina, tere Eve, päiksekesed, et see, kus me praegu oleme, meil on täna 24. märts, 2026. Ma kutsun sind kohale, siin grupis olemise vägi, olemise vägi, olemise rõõm, kes rõõm on vägi. Ma vaatan, et meil saab gruppiga keegi tulla, laseme sisse, Kadi on gruppi tahab tulla, väga äge, tere Moonika. Et miks sa siia gruppi tulid? Kas sa tulid siia teadlikult? Kas, mida sa lood oma elus praegu? Ma toon sõnadega nähtavale ühe energia, mis tahab tähelepanu hästi tugevalt. Miks ma seda teen? Sellepärast, et see tõmme või see fookus tõmbab joondu mitte ainult sind ennast, vaid ka kõike siin ühiskonnas ja siin meie ümber. See grupp siin, olemise rõõm, see on väli, see on kogukond, see on seltskond, keda on mingi osa selles asjas siin kõnetanud olemise rõõmus, eks ju. Just. Et mida ma loon ja miks? Miks sa elad? Miks sa elad? Mida sa lood? Kas sa lood selleks, et ja siis vasta endale. Miks sa lood seda? Kas see, mida sa lood, võib-olla inimesed isegi ei teadvusta seda, mis asi on tegelikkuses loomine ja mis asi on üldse teadvustamine. Ma toon siia täna hästi sügavad küsimused sellepärast, et elu küsib seda, et me neid küsiksime. Sest et praegu rohkem kui kunagi varem on meie reaalsustes selline koht, kus kõike on väga palju ja kui me ei tule kohale, siis ei teadvusta, mida ma loon ja miks ma loon seda, mida ma loon, siis hästi lihtne on minna lappesse. Hästi lihtne on olla mõjutatud. Mida sa lood tegelikult? Mida sa tegelikult lood? Ja miks sa seda lood? Küsi endalt, mida sa lood ja miks? Ma küsisin seda täna hommikul iseendalt.
vastus tuli, et ma loon tähenduslikku või nagu meaningful elukogemust, sügavat tähenduslikku elukogemust. Ja meaningful tähendab siis seda, et tal on nagu sügavam tähendus või nagu tõde on sees. Ja kas need valikud, mida ma teen iga päev, mida ma siin toimetan hommikust õhtuni, kas need valikud on tähenduslikud? Kas nad loovad tähenduslikkust minule? Kas ma lasen sellel tähenduslikul elul ilmuda? Mida ma loon? Ja miks mulle on tähenduslik elu oluline? Sellepärast, et kui ma endale ütlen, küsin endalt, siis see sõna tähenduslik, vaadake, sellel on ka mitu külge, me peame teadvustama, mis asi see on üldse. Sõna tähenduslik. Et see on panus, minul tuleb nüüd tähendus selle kohta, et see on panus või siis nagu, mida mina kogen ja loon, see siis tähenduslik elukogemus, loob väärtust, loob muutust, loob kasvu, loob õitsengut, loob armastust, loob tõde. Et see on minu jaoks tähenduslik elukogemus. Tunda kõike, kogeda kõike, armastada rohkem. Ma kirjutasin just ühe teksti, et miks me võiks armastada mehi rohkem. See on tähenduslik minu jaoks. See kogemus armastada mehi on minu jaoks tähenduslik. Minu jaoks. See, kuidas teised sellele tähendus annavad, see pole oluline, vaid minu jaoks. Mida ma loon? Ja miks? Miks ma loon tähenduslikku elu? Sest ma armastan õitsengut. Ma armastan seda ilu voolamise lainet või ma armastan näha seoseid, kuidas kõik on ühenduses. Tšauelle. Ja seega siis, mida sa lood ja miks? Miks sina lood seda, mida sa lood? Ja kas see, mida sa lood, on see, mida sa tahad luua? Kas see on kooskõlas sinu tegeliku olemusega ja sinu tegeliku tõega, sinu tegeliku teadlikkusega või mitte teadlikkusega, vaid selle sinuga, mida sa hindad? Miks ma selle toon hästi nähtavale, sest et veel kord, iga sõna, iga mõte, iga valik, iga suhtumine loob, sest see kõik on valik. Mis energiaga sa seda teed? Kas armastusena, läbi armastuse, läbi tõe või läbi harjumuslikkuse või läbi hirmu või läbi puuduse? Ükski neist pole nagu õige ega vale, lihtsalt teadvusta. Kas see on see, mida sa päriselt luua tahad? Läbi mille sa lood? Ja maailmas ei ole tegelikkuses niisugust asja nagu hirm. Me oleme pannud sellele energiale sõna hirm sellepärast külge, et on olnud armastuse puudus. Hirm ei ole midagi muud kui armastuse puudus. Puudus armastusest.
või noh, kurjus samuti, eks. kurjus on hästi suur armastuse puudus. Hirm samuti. Selguse puudus on võib-olla hirm. Selguse puudus, kohalolu puudus. Ehk siis need asjad või see negatiivsus on jällegi see nii-öelda positiivsuse puudus. Mõistate? Neid asju tegelikult ei eksisteeri. See on lihtsalt selle energia või selle energia, mis on tõde, selle puudus. Ja kas pole mitte loogiline, kas pole mitte nagu lihtne vaadata nüüd sellest kohast, et okei, kui see on puudus sellest kohast, eks ju, et mis siis, et on puudus, ma nüüd valin siis selle, ma ei tea, armastuse või selle rõõmu või lihtsalt valin ja lihtsalt otsustan, on ju. Seega, mida sa lood ja miks? Mida sina lood ja miks? Ma vaatan, mis te kirjutate siin, ma kiirelt, ma näen, et keegi on kirjutanud midagi. Tulen kohe siia. Ma olen üsna spontaanselt teie ees siin täna. Armastan hirmus suuremalt, et loomulik tasakaal pea ja südame vahel saab ilmuda. See juba on seal, mõistate? Pea ja südame vahel on juba tasakaal. Küsimus on see, kas ma lasen sellel olla või minu fundamentaalne seisund, harjumuslikkus või mõte sellest, et seal pole veel tasakaalu, on lihtsalt mõte, mis ei kuulu mulle. Isegi see mitte ei ole tõde, vaadake. See on kohal, see on siin, see on nüüd. See on praegu. See on lugu sellest, et seda tasakaalu pole. Täpselt samamoodi nagu kuidas nagu väljendub siin, mida me kogeme siin maailmas või iseendas, eks ju, et kõik, mis ma kogen välises maailmas on tegelikkuses, vaata enda sisse, on ju. Et mida ma loon, miks ma loon. Seesama, mis ma ütlesin ka, et kurjus on armastuse puudus. Et see kurjus, mis maailmas, mida sa kohtad, see on looming armastuse puudusest. Ja kui ma olen praegu siin, siis ja ma olen kõige selle osa, mitte selle nagu mõju. Mina ei ole selle mõju, vaid mina olen selle looja, mida ma parasjagu kogen. Ma valin armastuse. Isegi kui maailma tuleb keegi sisse, kes ütleb, et nagu ohtlik, ära ole nii avatud südamega. Mida sa lood ja miks? Ja miks sa lood seda? Ja vaata, mis sul tuleb selle põhjuseks. See mõte, mis tuleb sulle pähe, hästi palju on seda, et see mõte, üks inimkonna võib-olla suurim, ma vaatan ennast, alati ma vaatan iseennast, sest et mina olengi see inimkond, vaadake. Et kui ma vaatan sedasi, siis suurim draama või traagika või see, kus me justkui nagu arvame, et on hirm, on puudus, on kurjus, kõik see muu. Ma kaotan ära, on segadus, on mingi kaos, on mingi asi, mis on justkui nagu ma ei taha seda. Tuleneb sellest, et ma ei taha olla kehas. Ma ei taha rahuneda, ma ei taha peatuda, ma ei taha ja see on ebateadlik, sest me oleme nii sisse võetud energeetiliselt ja lubanud endale mõjuda. Ehk teiste sõnade, me oleme lubanud endale mõjuda sellel, mis ei ole sinu tõde energeetiliselt. Et see, mis see küsimus tegelikkuses loob, et mida sa lood ja miks. Toob sind kohale. Toob sind kohale selles kohas ka veel, et okei. Ja isegi kui tekib tühjus, siis pea tahab hakata välja nuputama seda kõike. Aga ta toob su rohkem kohale, kui sa küsid seda küsimust. Kuhu sa seda energiat annad? Kuhu su teadvus liigub?
kuhu kohta su teadvus liigub? Ja kui sa soovid suuremat kohalolu, et väline ei mõjutaks mind, siis tule peast välja, tule kehasse. Lihtne öelda. Aga kui sa lähed päriselt selle mõtte sisse ja otsustad, ma nüüd tulen ja olen kehas. Sest tulemine on veel tegemine, liikumine ja paigale jäämine on olemine. Ma tulen nüüd kohale, ma peatun. Ma olen kehas. Olen kehas. Olen see naine, kes elab kehas. Ja nüüd vaata seda kohta. Kas sa lood oma elu kehas? Tõde, kas ma loon oma elu kehas? Või ma ikka laperdan ringi? Mina näiteks, miks ma seda küsimust täna esitama hakkasin, sellepärast, et mul oli hommikul teadlikkus sellest, et siin on veel midagi võimalik. Läbi minu jookseb igal hetkel tohutult palju infot, hästi palju infot. Ma vaatasin kõiki oma elus olevaid aspekte, ma vaatasin ka seda gruppi, olemise rõõm. Olemise rõõm on üks minu loomingutest. Vaatasin kõiki neid inimesi, kes selles grupis on. Vaatasin kogu seda energiat, kas see grupp kannab seda energiat või siis on siin pigem siuke mugavustsoon. Mida ma loon ja miks ma seda loon? Miks ma olen loonud selle olemise väegrupi siis, kui ma selle lõin ja miks ma loon seda praegu, miks ma tulen siia eetrisse, miks ma sellest räägin? Sellepärast, et see on koht, kus meie sõnad juhatavad kohale ja suuremasse rõõmu sellest kohalolekust. Kas see on see, mida sa oma elus lood? Nagu praegu. Ja praegu. Ja praegu. Ka praegu. Mida ma loon? Ja miks ma loon? Ma loon selleks, et ütlen uuesti selle koha. Mina soovin kogeda meaningful, tähenduslikku elu ja mitte tähenduslikku selle tähtsuse pärast, vaid tähenduslikku selle sügavuse pärast, selle armastuse pärast, selle ilu pärast, selle tõe pärast, selle võimalikkuse pärast, selle väe pärast, selle võimekuse pärast, selle, ma ei tea, kas ma ilu ütlesin või, ilu pärast. Selle energia pärast. Sest see kõik on minu jaoks tähenduslik. See on nagu minu jaoks väga suur tõde. Mina loon südamest oma hinge kuulates ja see olemus, kes sa oled, eks ju. See sa oled, me eile rääkisime Ellega, tegime coaching ute, muideks ka, et mul on üks koht coaching uste praegu vaba ja praegust on väga suured väliselt toetavad energiad, mis aitavad sul tulla kohalolusse veel rohkem kehasse ja aktiveerida keha ja isetervenduslikud üle selle reaalsuse võimekused. Sest meie need laivid, eks ju, kestavad siin, nüüd tuleb pühapäeval, tuleb teine laiv, keha teab sarjast, kus ma siis puudutan. Mul tuli musi siia eetrisse ka teiega. Aga ma tahtsin öelda, et ma Ellega tegin coachingu esmaspäeval eile siis ja väga selge teadlikkus ja kohalolu, mis nagu lõi sügavama sellise sügavama kohalolu
ja teadlikkuse, mida ma tegelikult tean ja mis on see, mida ma tegelikult tean ja mida ma tegelikult loon. Et mida rohkem ma nagu, kuidas ma ütlen, et kui me päriselt saame aru sellest, et me oleme energia koos oma kehaga. Keha on ka energia, lihtsalt, et sinu olemus on energia. Avarus, teadlikkus, sinu olemus on valikud, sinu olemus on maagia, müstika, imed, võimalikkused, vägi ja võimekus, see on su olemus ja olemus on alati kohalolus selles olemises, selles hetkes. Ja selles hetkes, selles olemuses teadvustades seda siin praegu koos oma kehaga toimub joondus samal hetkel, on ju. See on sõnadeta, see on ülisuur ühendus kõigega. Ülisuur joondus, see on nagu ülim joondus kohalolus, kus kõik see, mida sa lood, saab eksistentsi ilmuda. See külge tõmmab tohutu. Ma olen rääkinud teile siin identiteedikoodist, eks ju. Ma tegin teiega siin ühe laivi siin mingi aeg tagasi, kes tahtsid seda kuulda. Identiteedikood on see, mis sa kannad, millega sa lood seda, mis su elus parasjagu on. Identiteedikood on see energiaväli, mida sa kannad, millega sa lood seda kogemust, mida sa koged. Ehk siis nüüd ongi küsimus, mida sa kogeda tahad. Mida sa tegelikult siia kogema oled tulnud. Mida sa lood. Sest loomine pole tegemine, loomine on olemine. Mida või keda sa kehastad? Ja miks? Küsi endalt, miks sa lood seda, mida sa lood? Et kui, mida sa tegelikult tahad, kallis? Mida sa tegelikult tahad? Ja vaata nüüd selle kõige sügavamat aspekti. Nii sügavalt, kui sa suudad nagu päriselt teadvustada. Lase kõik kaitsed alla ja küsi iseendalt. Ma elan siin praegu, sellel ajal planeedil. Mul on see keha, läbi mille ma seda kõike kogen. Ja see mina ei ole minu ego, minu lood, minu identiteet, kes ma olen, minu minevik, minu üleelamised ja minu mis iganes asjad, suguvõsa, vaid see mina siin praegu puhtas koodis. Et mida ma tegelikult luua soovin, kui ma seda veel ei loo, mida ma olen soovinud. Ja mis on see, mida sa endale räägid salaja? Millega sa takistad selle loomist, mida sa tegelikult tahad. Kuidas ma saan sind rohkem armastada? Kuidas ma saan lasta, siin ei ole isegi, kuidas on minu otsus nüüd, kuidas mina saan armastada rohkem? Veel rohkem. Mida ma saan, mis valikuid ma saan teha? Kuidas ma saan anda rohkem? Ja mitte anda armastust sellepärast, et selles on puudus, vaid sest mulle meeldib. See teeb mind õnnelikuks. See teeb mulle hea tunde. Veel suurema hea tunde kui see, kui ma olen üksinda siin metsas. See on minu küsimus. Mis heategusi ma saan teha? Ja kellele? Miks ma neid heategusi teha tahan? Sellepärast, et ma võin. Ja see inspireerib mind. Mida sa lood ja miks?
ja kas see, mida sa praegu lood, on see, mida sa tegelikult luua tahad. Ja see tahtmine ei tule ka selle pealt, et sellest oleks justkui puudus, vaid tegelikult, mis su südamest tuleb. Kogu selle jutuga ma siin sellesse kohta, et see küsimus veab meid kõiki joondusesse, kohalolusse. Paneb keha peatuma. Mida ma loon? Mida ma tegelikult loon? Ja miks? Ma olen siin, ma tulen uuesti selle koha juurde, ma olen siin praegu. Olen elanud nii kaua. Mul on veel elada tükk maad. Ma olen täiesti elus. Siis mis on sinu elukogemuses väärtuslikku? Mida sa kogeda soovid siin? Ja kui mitte midagi poleks olulisemat kui see kogemus selles elus, siis mida sa valiksid? Mida sa looksid? Milline see oleks, kui me looksime kõik suuremat armastust? Teiste sõnadega oleksime suurim võimalik armastus, kasvav võimalik armastus iga päevaga suurem ja suurem. Kuidas see sinu elus avalduks? Mida sa siis teeksid? Kuhu läheksid? Kuidas kõneleksid? Kuidas sa suhtuksid? Või valiksid oma lugude rääkimise kiuste? Et ma valin selle, mis teeb head tunnet. Ma pööran oma tähelepanu sinna. Mis avardab mu teadlikkust. Mida sa lood? Mida sina lood? Ja miks? Kui sul oleks vaja midagi, kui sul oleks millestki puudus, kui sul ei oleks ühtegi lugu või minevikku või kogemusi või mingisuguseid raskeid asju, mida sa oled läbinud, sa ei mäletaks neid. Kui sa teaksid, et sa homme sured sellest kehast, et sa jätad homme selle keha maha, siis mida sa lood? Siis mida sa lood ja miks? Mida sa ütleksid? Me oleme praegu sellises kohas ka, kus ei ole vaja mitte millestki lahti lasta. Sul ei ole mitte ühtegi kohta, mida enam parandada. Ega lahti lasta. Sul ei ole mitte ühtegi põhjust arvata, et sul on veel midagi tegemata või midagi kuhugi arenemata või et sul on midagi viga või et mingi asi takistab. Seda reaalsust ei eksisteeri enam. Ja see eksisteerib ainult sel juhul sinu sees või sinu jaoks, kui sa arvad nii. Praegu on ainult see, et mida ma loon ja miks ma loon. Mis toob su kohale, et sa saaksid selgusele. Kas see on see, mida sa päriselt luua soovid? Ja kui ei ole, siis sa saad kohe seda muuta. Ja praegu reaalajas toimub see. Hetkel, siin.
mida sa lood. ja loomine võib toimuda väga mitmel tasandil. kuidas sa selle, mida sa lood, siia kehastusse tood? selle kehaga elades, oled sa naine või oled sa mees? et kuidas sa seda kasutad, seda, mida sa lood nüüd siin sellena, kes sa oled? eks ju? et mida maailm küsib? sest maailm oledki sina. mida sa luua saad? mille sa teadlik oled? kuhu maailm liigub? mida sa tead, mida sa tajud, mida sa vastu võtad tegelikult? ja kes sa tegelikult oled? üks asi, millest ma ka rääkisin sellest viimases laivis, kui me tegime Kristiinaga, see on siis esimene siis meie eksperimendi laiv, on see, et selleks, et päriselt, kuidas öelda, et kergusega rohkem luua endale see vundament, et see teadlikkus ja see kohalolu saaksid osaks sinu elust, et olla kohal, mitte see haav ja lugu ja identiteet, mille põhjal sa usud end olevat keegi, kes sa tegelikult ei ole. et kui sa lased ennast puudutada ja oled kehas, küll nüüd lased ennast puudutada jälle teema, aga kui sa oled kehas ja elad kehas ja oled nagu kehaga ühenduses, oma kehaga ühenduses, siis vahetevahel, kui ma räägin neid sõnu, siis ma nagu mingil põhjusel ma pean seda justkui rõhutama, sest et ma tunnen ja tajun, et inimesed ei saa aru, mis tähendab olla oma kehas, sest et seda tunnet nad ei mäleta, mida tähendab olla oma kehas ja kuidas see elu siis on, kui ma olen oma kehas. et see, mida keha on võimeline nagu tegelikkuses sinu jaoks olema, panus sulle olema, kui sa lubad endal olla kehas, tunda kõike, tunda seda, millest ma rääkisin ka, et mis on minu jaoks, mida mina loon, elu tähenduslikkust nagu eluna, naisena, et kogemusi, ma soovin nagu kogeda rõõmu, armastust, tõde, elu ekspansiivsust. Siis ma kehastan seda ise. Aga seda saab kogeda keha. Mõistate? Siis et vahet pole, kas sa, et kui sul ei ole keha ja me oleme nii-öelda see avatud energia, eks ju, ja see elukogemus füüsilisel tasandil 3D-s on lõppenud, siis seda kogemust, mida keha meile võimaldab, ei saa ilma kehata. Ja siin on tarvilik hästi suur nagu teadvustus, et ma olen praegu siin, mul on võime puudutada, mul on võime kogeda hoitust, õrnust, armastust, ilu, seda luua, seda teha, seda kõike võimaldab keha, näha, maitsta, hoida. Ja see ühendus selles teadlikkuses on täiesti, see on nii suur, see vägi ja jõud on nii suur kohalolu ja nii suur magnet, mis tõmbab sinuni kõik selle, mida sa ainult iseendale oled soovinud. Sest kõik hakkab sinu poole liikuma, kui sa selles tões oled valinud elada ja kehastada. Me võime mõtelda need asju, mida ma päriselt soovin luua siin peas, aga kas ma lasen sellega oma kehasse? Kuidas ma selle saan oma kehasse lasta, on see, et sa ei mõtle enam, vaid sa tunned seda.
ja see on nüüd kõige põhilisem asi, mis hakkab toimuma nendes coaching utes, kes on võtnud coaching'u sessioone minuga. Et ma lihtsalt tean, mida see loob. Ja ma näen, mida see loob. Ja mul ei ole vaja isegi mitte, ma mõtlen praegu selle peale, et seda ei ole vaja isegi veenda, et see, kes teab, see teab, see, kes ära tunneb, see tunneb. Sest et keha juba kõneleb sul siin, eks ju, siin ekraani ees sama tugevalt. Asi ei ole tegemises. Et ma pean kuidagimoodi siin laivis ees olema või mingeid asju tegema või mingisuguseid, ma ei tea, asju tegema. Vaid kes sa oled? Iseenda sees, iseenda jaoks. Mida sa lood? Kes sa oled tegelikult? Ja kes sa olla saad? Mul tuleb selle jutu peale ajavastus. Nonii. Kes sa oled? Ja kes sa olla saad? Kes sa veel pole lubanud endal olla? Aevastan veel. Plahvatused. Kes sa oled? Ja kes sa olla saad? Universum näite. Ja mida sa tead? Mida sa oled keelanud endal teada? Ja teadmine ei ole peas, teadmine on kehas. Peas on mõtlemine ja kõik muud jutud ja mõtted muidugi ei ole sina. Mõtted on lihtsalt tulevad ja lähevad. Kes sa oled tegelikult? Ja mida sa lood? Ja miks sa seda lood? Ja kui kõik oleks võimalik, siis mida sa looksid? Ja miks? Nende küsimustega ma praegu lõpetan, et ma kutsun teid oma e-poodi. Ma panen sinna täna üles ka ühe ägeda asja, nimelt siis raha ja loomise koodide kaardi, et ma hakkan pakkuma teile kõikidele siis sellist asja, kus ma teen raha ja loomise kaardi sinu sünniaja järgi. See on siuke pikk 20-25 leheküljeline siuke materjal, PDF, mis on siis kokku pandud erinevate asjade põhjal nagu human design ja Gene Keys ja erinevad nii-öelda astroloogiat on see kindlasti sees. Ja ma kasutan selleks AI-d, et sa saaksid sellise hästi põhjaliku niisuguse nagu kosmilise kaardi. Ja sa saad seda kasutada siis selliselt, et kui sa seda loed, siis ära vaata seda kui üks ühele, et näed, see olengi mina, see tähendab seda. Vaid lihtsalt tunne ära neid kohti, mis sind kõnetavad. Näiteks kui mina neid asju ise endale teen või uurin, kõiki neid kosmilisi koode ja human design ja kõiki neid kohti, need lihtsalt annavad sulle võib-olla täpsema kirjelduse sellest energiast ja suunad ja viidad sellesse suunda ja kohta,
et sa saaksid iseenda sügavama tõe kätte. Nad ei ütle sulle ette midagi, vaid nad annavad sulle nagu sellise kohtumispunkti iseendaga. Nii et keda see kõnetab, palun kirjutage mulle isiklikult, et see tuleb siis kolmel moel. Üks on siis see, et ma teen lihtsalt selle kaardi, sellel on siis oma hind. Teine asi on siis see, et ma teen videoga teile selle lugemise. Ja kolmas on see, et ma teen sinuga siukse 2-tunnise vestluse, kus ma siis räägin kõik need aspektid sinust lahti ja esitan meile küsimuse, et see identiteedikood saaks päris tõena sinu elus siis avalduda, mis on see sinu jumalik kood. Et ma ei ütle sulle midagi ette, vaid lihtsalt selles väljas, et sa saaksid siis iseendana rohkem ühenduda, kui sa seda valid. Ja see iseendana, mul üks naisterahvas kunagi küsis, et kes see ennast on. Mul pole õrna aimugi, kes sa olla soovid, mis on sinu sügavam tõde, kes sa tegelikult oled, kellena sa soovid ennast avada. Vaat sellised jutud teile siia lõppu, et see mul seal selles e-poes veel üleval pole. Aga keda see kõnetab, siis kirjutage mulle isiklikult. Et siis ma saaksin seda sulle jagada, et mida see tähendab ja kuidas see kõik saab siia ilmuda. Panen selle kodulehe aadressi muidu siia. Ja seal kodulehel on ka meditatsioonid. Panin üles ka selle uuesti selle 21 päeva külluse meditatsiooni. Inimesed on selle kohta kirjutanud erakordseid muutuseid, kes seda on kasutanud. Ma tean, et paljud on seda kasutanud. Soovitan väga südames seda. Ja samuti ka siis kehasse tulemise meditatsioon. Nii et palun kasutage seda, kes tunneb, et tal lappab siin üleval päris tihti. Lõpetan sellega praegu ja järgmise hetkeni pühapäeval siis oleme otse laivis Kristiinaga. Teeme jälle siis seda puudutust ja vaatame, kuidas Kristiinal on läinud, et millised muutused tema siis aset leiavad. Praegu siis tšau ja kirjutage mulle isiklikult, keda siis kõnetab kõik see, millest ma rääkisin. Tšau!